tere ja ilusat kuulamise algust. Meil on väga hea meel, et oled sattunud just meie laupäeva hommikupooliku kanalile ja rõõm on tõdeda, et just sina oled see väljavalitu, kes võitis just hetk tagasi Sudaanis läbi viidud loterii tõttu $827 triljonit, mille saab kätte nii, et saadad ise $175 miljonit ühele Zimbabwe panga kontole ja siis sulle saadetakse vastu juhised, kuidas selle päranduse kätte saab. Palju õnne sulle, hea podcasti laupäeva hommikupoolik kuulaja, mis iganes on sinu kell ja aeg, seda saad sa ise õnneks valida. Vaadata ka, enam meie kui sul kell on. Lühidalt, mis ootab sind ees tänases podcastis, et sul oleks kergem seda kaunist teekonda meiega läbida. Kui meid ei oleks palju rohkem vaja psühhiaatreid, psühholooge ja raviarste. Lihtsalt meie podcast teeb su rahulikuks, õnnelikuks ja annab elule mõtte. Ja. Anname juhiseid, kuidas jääknähtudega toime tulla. Käime külas lõpppeatuse meestel, bussijuhtidel ja õigemini kuulame ettevalmistatud kassetilinti. Ja meil on täpsemalt siis üles salvestatud järjekordne, kas võib öelda siis intriig, mis toimus lõpppeatuses, kus siis Endel, Ülu ja Eedik omavahel taaskord peale liinilt tulekut kokku said, et väike puljong ja munavõileib süüa ja lahendame ka ühte teist nii-öelda juba siis globaalset kurioosumit jah, nimelt tulevad meile stuudiosse külla kass ja hiir, mitte tavaline kass ja mitte tavaline hiir, vaid erilised. Sellest me rohkem ei räägi, sellepärast et mis teemat me lahkame, mida nad meile nii-öelda, millise teema nad päevavalgele meie ette lahti laotavad. Sellest saate teada siis, kui te ilusasti kõik podcasti ära kuulate. Võib-olla nii palju vihjeks, et märksõnaks nende puhul on kartellileping. Ja, kartellileping. Millest me veel ei räägi? Me ei räägi auruvedurite sisepõlemismootori töörežiimist sel korral ja me räägime, vastame ühele murekirja küsimusele, sest on meile ka üks mure. Meil ei olegi sisepõlemismootorit. Õige vastus, aga murekirja rubriigis vastame ühele murekirjale, mis on meile saabunud Kilingist ja saame ühtlasi ka teada, kus Kilingi asub. Kas ta asub Kilingi Nõmmel või Kilingi Kohtla-Järvel. Selgub, et seal on samad probleemid, mis ka pealinnas. Ja ka Pärnus, Tartus, Soomes, Kuressaares ning Keilas. Ja tervitame kõiki neid inimesi, kes on võtnud vaevaks meie laupäeva hommikupooliku podcasti kuulata väljaspool Eestimaa piire. Ka seal on hea kuulata, et emakeel ei läheks meelest ära, et isakeel ei läheks meelest ära. Ja ühesõnaga hakkame vaikselt siit otsast minema. Mina olen onu Veiko. Mina olen tädi Mirror. Leet Sepolin, väärt kuulamist. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On ja, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Tervist ja head tere tulemast kuulama laupäeva hommikupooliku podcasti. Täna on eetris episood number 2 nüüd. Meie oleme siin tegelikult juba ammu ja me rääkisime mõned jutud ära. Sündisime väga ammu juba. Aga mõned jutud võib-olla katsume taastada teie jaoks, sest et siin läks päris kuumaks. Me olime eilsest saadik ikka siin ja saunas olime. Täiega küte, nagu öeldakse, noored ütlevad. Kes eelmist episoodi ei kuulnud, siis neile veel teadmiseks, et laupäeva hommikupoolik on nüüd kukkunud raadioeetrist podcastiks, mis on tegelikult tõus, aga ka mõnes mõttes langus ja põhjus on eelkõige olnud selles, et meie raadiosaade sai nii populaarseks, et seda hakkasid kuulama ka lapsed, aga teatavasti see ei mõju neile hästi ja me saime haridusministeeriumilt proua Mailis Repsilt saime kirja
et palun lõpetage see nuss ära, kirjutas proua Reps ja me tulime talle vastu uuest aastast, kolisime podcasti ja see podcast on nüüd koodiga, et seda lapsed ei tea seda koodi. Täpselt, sest meie ei taha olla ka mingid niisugused, kes rikuvad teiste inimeste elu ära mingi ropu sõnaga näiteks ja siis see jääbki nagu leitmotiivina saatma noore Peetri või Mari elu tulevikus. Või Peetri. Kogemata kogelema. Ja see kood, seda koodi saavad teada ainult täiskasvanud, neid avaldatakse täiskasvanute ajakirjades ja filmides tulevikus. Selle koodi me võime välja öelda praegu, see on keegi ei näri seda läbi, see on Ümera lahingu Emajõe lahingu toimumise kuu aastaarv 1234. Ümera, Emajõe. Isajõe. Aga kus oleks kõige parem uut aastat eelmine aasta olnud vastu võtta on seekordse podcasti teemaks, kus kohas on kõige halvem oleks olnud eelmine aasta uut aastat vastu võtta ja sellel teemal räägivad stuudios tänases episoodis doktor Leet Champion tädi Mirror ja tervist ja loomulikult ka mina, onu Veiko. Tervist. Nii, aga... Kus oleks kõige mugavam ikkagi, kas kõrvaklappidest või mis hetkel oleks seda kõige parem kuulata, kas sa pead mingit tööd tegema või pead lihtsalt vedelema? Mis hetkel on kõige parem kuulata või? Ma tea, seda tasuks küsida võib-olla kuulajatelt, nagu surmahinda küsi surnutelt, nii kuulamise hinda küsi kuulajatelt öeldakse ka. Ma võin oma kogemusest rääkida. Räägi. Nii, ole. Vahel ma jätan nagu podcasti, mida ma tahan kuulata, preemiaks omale õhtuks. Vaatan näiteks hommikul, podcast on ilmunud, on ju. Nii. Ei hakka kohe kuulama. Käibemaks. Ma jätan preemiaks õhtuks, nii on ju. Ja siis, aga tihti lugu asjatoimetused võtavad üle tead ja siis jääbki kuulamata ja siis alles õhtul voodisse minnes paneb vaikselt klapid pähe ja siis kuulad. Aga siis tavaliselt ma jään magama poole podcasti peal. Siis see annab võimaluse hommikul uuesti kuulata. See on tegelikult on see nipp, siis sa kuuled nagu 2 korda podcasti. Mul tuli sellega seoses üks laul meelde, ma korraks sain vahele. Pane vaikselt klapid pähe, ikka sind ma armastan. Hei, see on väga hea laul. Ja, see on, aga võib-olla teemegi siia saate algusesse kohe selle laulu ka. 1, 2, 3 ja pane vaikselt klapid pähe, sind ikka armastan. Laupäeva hommikupooliku podcast alustab. Aga kuhu need... Kuhu hiired maetakse? Need, kes hiire lõksus on ära surnud või? Kuhu need kotid panna? Kotti ei virtsu või? Ei jäänud. Mina vaatan läbi klaasseina, et tädi Mirror on kaasa võtnud täna ühe pilli. Kuidas seda pilli nimetatakse? Kas see on Kannel? Martin. Martin, jah. Minul oli... See on Martin D42. See on sama pild, mida Johnny Cash kasutas. Ja Ed Sheeran. Ja seal filmis ta ju veel ütles, et Martin, ole hea, D42, siis Martin tegigi. Kuula soundi. Ühte või kahte? Nii. Oi. Kas loome me... Seal väikselt oli väike sihtus sitale. Katsusta järel, minna sitale. Ja see... Joon täna mina püksid maha, küll on me uued saab. Püksid maha, küll on me uued saab. See on tõeline. Laupäeva hommikupoolik alustab, olge head, ärge... Teine variant podcasti kuulata on, kui hakkad sõitma kusagile. Nii. Pikk maa sõita, ütleme. Pikk maa ootab. Ma arvan, et selle podcasti kuulad ei tohi sõita. Tädi Mirror, kitarr. Laupäeva hommikupoolik.
laupäeva hommikupoolik. Laupäeva hommikupoolik. Auto jäta koju. ja nendele, kes veel ei tea, kes juhuslikult alles mõtlevad, et on kõrvaklappidesse pannud meie podcasti mängima ja mõtlevad, et huvitav, kas hakata jooma ka või niisama kergelt kuulata ja siis meie soovitame kindlasti. Nüüd kuulaka, pange kõrve kikki. Vaata, podcastiga on see asi, et ei tea, millal satud kuula. Aga alati ei ole hilja võtta üks väike kapikene lahti teha. Teie terviseks, härrased. Mingit meeleolu ei ole. Nii siit ka moraal, kolmas variant, millal on hea meie podcasti kuulata, siis kui te mõnusasti teise päeva alla hakkate lahti nööpima. Või kolmanda lahti nööpima oma pudelikesi. Ja siinkohal võiksime veel ühe laulu teha. Kolmas päev, päikse tõuses õusesse, joobe linnu ema, linnu laps, ja linnu ei saa. Kes on paks, seda eeslit. Kõik linnu. Kolmas päev, päikse tõuses õusesse. Kuule, aga tegelikult nii. Igal juhul üks on kindel, kuulame. Kuulate. Pisikene puu, kui kingi kotti pistab näri näppu ja ometigi arglik olen ma, sest aru saa, see rõõm ei jää ju kestma. Ma saan aru, ei saagi jääda päriseks, ei näärid, ega lumi. Kui küünlad aina väriseks ja veri vorstid säriseks, ka siis kui tuleb suvi, siis kaoks ju nääri huvi. Laupäeva hommikupoolik, stuudios onu Veiko, tädi Mirror ja Leet Sepolin. Nii, nüüd meil on saate alguse neid kõlle küll. On. Nüüd me saame... Teie valige välja, milline oli kõige parem. Ja me pole ju rääkinud veel sellest, et endiselt töötab meil juba aastaid tegelikult töötab Facebooki lehekülg. Facebook ja ketiga on radiaatori küljes Ukrainast. Ta pidi uue põranda panema, aga ta hakkas jooma. Siis me lõime talle kruustangidega vastu pead, nüüd ta valab uut põrandat ise endale. Et meil on avatud Facebooki lehekülg laupäeva hommikupoolik või laupäeva hommik või midagi seal on. Et sinalt saate vaadata igasuguseid huvitavaid asju juurde veel lisaks, mida me sinna riputame. Aga kui sa tahad, et sinu kolmapäevast saaks ka laupäeva hommikupoolik, siis nüüd on see võimalik. Nüüd käivita. Vaat selle peale ma ei tulnud. Käivita podcast. Sa saad laupäeva hommiku teha lihtsalt, sul ei tule muud teha, kui käivitada podcast. Käivitu podcast. Käivitu podcast ülikonda. Seal on tadega kinni. Kinni. Sealihast taldadega kinni. Käivitu podcast. Käivitu podcast. Käivitu podcast. Käivitu podcast. Käivitu, eks ole, kuulaja. Et mitte siis jah, et ärge keegi mõelge, et me ropendame. See ongi see lastelukk. Jah. Lastelukk, oled ikka lõbus. Jube laululiselt on alanud, aga see on ka sellest, et vaata, me hakkasime juba eile, ütleme, õigel ajal pihta. Selle lauluõliga hakkasime pihta ja seetõttu läheb täna väga lustakalt. Rahvusvaheline lõkkelaulude päev. Neile, meie vanadele sõpradele, kes on meie sõbrad juba olnud 8 aastat või selle piires on juhtunud kuulama laupäeva hommikupoolikut ka veel aegadel, kui see oli raadioeetris, siis neile teadmiseks, et täna me kohtume ka mitmete vanade sõpradega, sest oleme saanud värskeid linte bussiterminali lõppjaamast peatusest. Sealt me oleme saanud lindid kätte. Siis on üks väga huvitav intriig, mis puudutab plahvatame. Konkurentsiameti pädevusse peaks kuuluma, aga Konkurentsiamet ei ole midagi teinud.
Ja. ja nimelt on üks kartelli kokkulepe siin pinnale ujunud. Sardelli kokkulepe ja selle me laotame meie tänaste kuulajates lahti selle intriigi. Ja selle me laotame lahti ja meil on veel tegelikult nii mõnigi lülitus, nii mõnigi vana hea rubriik võimalik täna teieni tuua. Ansambli nimi oleks päris hea. Ansambel rubriik. Kindlasti olemas, kus juures mingisugune Rapla põlluettevõtjate bänd aastast 83. Ansambel rubriik. Tarifitseerimiskonkursil öeldi, et te võite esineda ainult oma pereringis. Kartell on ka kindlasti olemas. Ongi kus juures. Ja. Kokteil, ansambel kokteil. Ja, või ansambel Karavan. Kindlalt on. Ja, kindlalt. Rokkotell. Rokkotell, disko, pioneerlaager. Aga nüüd mis seal ikka? Teeme nüüd niimoodi, et panemegi käima ühe lindi. Meil on ju ühtest ikkagi salvestatud ja saame ise vahepeal kusjonksi teha ja kes teeb suitsu ja siis räägime edasi. Kuulake kindlasti lõpuni, sellepärast et asju alles tuleb. Käimas on laupäeva hommikupoolik ja teine episood. Just gone away from me. Laupäeva hommikupoolik. Away, baby. Just gone away from me. Laupäeva hommikupoolik. You done me wrong, babe. Someday you will be sorry. Laupäeva hommikupoolik. Laupäeva hommikupoolik. Jätkame siinkohal ühe toreda intervjuuga ja nagu vahel ikka meil siin juhtub, on tädi Mirror ja Led Zeppelin läinud suitsu tegema ja puuriita kohendama. Aga minule on tulnud stuudiosse külalised ja enam nunnumaks ei saa minna, kui vahel on siin mul varem külas olnud, ütleme, päkapikud, sips ja sups või siilipoisid, siis on ka selline heldimus peale tulnud, aga seda hetke ma enam ei mäleta, seda tunnet ma ka ei mäletanud. Täna on mul võtnud istet siin mitte isegi tooli peal, aga siin sama stuudio laua peal, mikrofonide juures, kass ja hiir. Tundub naljakas esimese hooga, et kus siis kass ja hiir saavad olla, et nad ei oska rääkida, aga võta näpust. Olen nendega siin juba vestelnud ja panin neile isegi alustassiga piima laua peale. Ma ütlen siis kõigepealt tere tulemast laupäeva hommiku podcasti kuulajate poolt Kass Mirri Eesti Kasside Liidust. Ja, tervist. Tere Kass Mirri ja tere ka Hiir Eesti Hallhiirte ühingust. Sõprade jaoks lihtsalt Mikki, ma saan aru. Jah. Ja. Miks sind Mikiks süütakse, kui su nimi Hiireviu on? Ja see müüb paremini. Müüb paremini. Ja kõige kuulsam on ju ikkagi meie suguvõsast on Mikki ja nii ka siis meid kutsutakse. Mikki see laulja või? Jah. Mis? Valter Disnik. Valter Disnik? Jaa. See on Valter Disnik on see, kes tegi multifilme, ma tean, aga tema ei ole vist teie perest küll otseselt kuidagi pärit. Aga ta on kuulus. Ta on kuulus, jah? See on Mikki Hiir. Aga me lubasime juba saate alguses, selle saate alguses, et me laseme ühel plommil plahvatada ja oleme ju esimesed. Meie just siin oma podcasti saate tegijatega laupäeva hommikupooliku poistega esimesed, kes said jälile ühele kuradima kavalale aastasadu või vähemasti 100 aastat vanale nii-öelda vastuolule, eks ju, et kõik ju teavad, et kassid jäävad hiiri taga ja närivad neid surnuks ja söövad ja käivad uhkelt ringi, hiired ambus ja käivad ja näitavad perenaisele, näe, sain hiire kätte ja hiir on sellelt, mängib surnud hammaste vahel kassil ja kõik ja tegelikult tuleb välja, te olete suured sõbrad ja see on lihtsalt selline pikaaegne selline kokkulepe teile, et te tegelikult ei olegi vaenujalal. Kas see nüüd vastab tõele, kas te saate sellest täna siin mulle avalikult rääkida? Mina loodan, et
sellest ei muutu midagi. Et no selles suhtes on see väike avastus ei ületa nii suurt uudistekünnist, et nüüd on avalikkuse Uudistekünnised. Jah, avalikkuse ette tiritud meie salasuve. Meie sõprus, kui nii võiks öelda. Aga olgu... Meie kahjuks hakkas lekkima et mingi jõulumutt hakkas ajama mingit juttu, et kas te teate, et isegi kassihiir on sõbrad. Ma ei tea, kuidas ta seda kuulis, aga ajas oma ilusas jõulukampsunis kuskil mingis telesaates seda asja ja siis lekkiski välja. No, ütleme... Ja meid filmiti salaja, kus oli näha, et mis te tegite seal sõbrustasime. No, lakkusime piima ühest Vot, selleni ma just tahtsin jõuda. Kui minuni see... lekitati sinna välismaa show'sse isegi. Just. Kui mina selle informatsiooni sain, ma ütlesin, ma olin jahmunud tegelikult sellepärast, et ka mina elan päris uhkes sellises suures eramajas ja meil on ka hiired jooksevad ringi ja saisin just enne jõule võetud endale 2 kassi. Minu kasside nimed on Puravik ja Munn, et nemad just selle mõttega said võetud, et nad ajaksid hiiri taga, aga nüüd tundub, et see ilma asjata võetud, et hiiri nad püüdma ei hakka pigem. Minu vanaisa nimi oli Munn näiteks, see on vana kassi nimi. Ongi. Ja see liitne kassi nimi, kus teie selle peale tulid? Minu vanaisa soovitas lihtsalt, ütles mulle, et kui sa kunagi kassi võtad, onu Veiko minu vanaisa oli kass. Oli? No jah, ise ka kass. No see oli hiir. Ja hiire vanaisa oli hiir ja kassi vanaisa oli kass, see on küll väga põnev lugu. Ja, aga räägime nüüd natuke... Väga pikalt. Ja, räägime siis sellest, et need inimesed, kes on endale kassi võtnud, näiteks need ei saa mitte loota selle peale, et nemad hakkavad hiiri püüdma, nad võivad küll neid püüda, kui tegelikult kui nad kätte saavad, sosistavad kõrvet, tavai, lähme nüüd, ma võtan sambusse, näitan perenaisele ette ja tegelikult lähme koos jooma. Ja ma tegin ju huvitava katse, te võibolla ise nüüd ei saanud aru, ma panin teile ju 2 peale 1 piima taldriku siia stuudiolaua peal. Nii, ja tulite sisse ja täiesti sõbralikult küll pisut erineval ajal, kuid ma kahtlustan, et te tulite ühe autoga ja mõlemad limpsasite siit rahulikult piima, ei läinud üks teisega, teine esimese peale, mitte teps, mitte närvi, kui teine teise kausist taldriku pealt limpsis ja vot see andis ka mulle kindlust tunda seda intervjuud läbi. Asi ongi selles, vaadake, hea saatejuht, et see tuli välja, me saime ühel hetkel aru, et kolleegiga, et meil ei ole mõtet seda hoida Kalevi all, et mis me lolli mängime, et räägime siis mis te nalja heidate, oma jalgu peidate, ütleb laulusel. Meil on uks punane juba, koputatakse tarbijakaitseamet, konkurentsiamet, sest et kartellileping, et me petame tarbijaid, et tegelikult me ei ole vaenujalal ja nii edasi. Ausalt öeldes, ega me praegu ei tea, kuidas meie elu edasi läheb, et mida me nüüd müüme, et seda vaenu ja viha on väga palju lihtsam müüa. Kas inimesed endale üldse enam koju kasse võtavad nii-öelda priileiva peale või jäävad kassid jälle hulkuvad kassid hakkavad tuleb? Täpselt, kas multifilmi tegijad enam ei tahavad, kui ei ole seda draamat nii-öelda, et hiir peab põgenema ja kass kindlasti jahtima ja sest et sõbralikkuse peale mängid narratiivid ei müü. Ja. No kui me räägime nüüd multifilmidest, siis kõigepealt räägiks siitsamast Eestimaalt Eno Raua sulest vändatud multifilm Naksitrallid. Naksitrallides ju ka tegelikult Eno Rauda aimates, et hiir ja kass ei ole mitte vihavaenlased, võttis ju tõi mängu üldsegi rotid. Ja seal filmis mäletate, olid kassid väga kurjad lõpuks. Aga miks neid vaktsineeriti nende tahte vastased ja siis nad muutusid selliseks ja pärast need kassid kõik linnuvabrikus kuketibude hävitusmasinas lihtsalt lasti lihaks ja müügi olümpiahotelli kotlettideks. Mina olin seal filmis, olin selle rollide peal. See väike hiir. Ja minu sõber oli ka seal filmis. Mirri oli ka seal filmis. Te mõlemad mängisite Naksitrallides. See oli ilus aeg.
rääkige natuke lähemalt, mis need teie rollid seal Noksitrallide multikas olid siis? Tema oli see, kellele Kinkpool ütles, et ole nüüd tubli mu hiireke ja mis sa siis pidid tegema? Ja pidin siis peibutama kasse ja olin selle rull. Ja filmis on see ju väga hästi välja mängitud, kuidas hiir on täitsa kardab, rattad hakkasid juba alt ära tulema, aga tegelikult oli see kokkumäng, ta tegelikult ju ei kartnud meil. See oli lihtsalt kaskad. Kuigi need kassid olid, ma ütlen veel kord, need olid zombistatud. Aga need rotid olid päris rotid. Sisse süstitud kollatõbe vaktsiini. Kollatõbe vaktsiini. Pluss veel mingeid vaktsiini. Ei tea, mis vaktsiini seal? Difteeria vastu. Laste halvastuse vastu. Ja, aga rotid seal Noksitrallides olid tõelised. See on teine osa juba. Ja, aga rotid olid tõelised või rotid olid ka mängurotid? Tegelikult rotid on meie töötajad ju. Mis? Teie kassi ja hiire kompanii ehitusfirma töötaja. Nemad närivad kaableid läbi, kui kuskil mingi ühe maja varjastus on valesti tehtud, siis nemad närivad läbi ja kõik, kui on maksmata jäänud või midagi niisugust, endal rotid lendavad peale. Elektrilevi leping. Minul üks kolleeg hiir, mis ta nimi oli? Tema või? See, kes karu perses käis. Martin, hiir Martin. Tema oli niimoodi, tema sõi mustika, aga see oli rotimürki, aga ei mõjunud. Hiirtele ei mõju? Aga siis tal tuli kassi haigus ja ta siis suri ära. Ja siis tal oli auto, oli kass ai, ma mäletan. Kass ai. See on ilus auto. Siis saime, kuidas meie sõprused alguses sai. Nii. Et kui me haigused on nagu samad, et mis me siis lolli mängime. Mis me nalja heidame. Mis me liisku heidame. Siis kõik hakkas pihta sellest, et tekkis kassitoit. Kassitoit ja selle... Aga hiired tahtsid ka seda süüa. Nii. Nüüd läheb põnevaks. Kassid ei tahtnud keelata. Hiiri keelata, aga ei tahtnud ka, et nad söövad. Nii, mis nad siis panid halva maitsega? Aga siis hiired hakkasid kuidagi nagu otsast tegema kassilaule. Me vaatasime, et no päris ja meie kassid ise küll ei. Kas te mõnda laulu mäletate ka, mis need alguses mis tõi? Hiire tipp läks põtru keetma. Põtru keetma. Tappa tiibule. Hiire tips läks põtru keetma. Põtru keetma. Ja laulis sellise laulu ära ja kass solvus selle. Miks? Siis ta teelt ei läinud. See oli alandav. Keda see alandab? Põtra? Litsi alandas see. Litse ja põtru. Nii, aga mis kass ütles siis? Meie võtsime selle laulu, tegime enda omaks. Kuidas siis? Isu läks kõndima, küts oli peas, kepp oli käes. Kepp oli kätte saadud juba. Lapsed lugema, kes hakkas lugema. See sai sugeda. Nii et üks nii-öelda laulu battle nagu siis tekkis selline. Hiired tegid kassidest laule, kassid hiirtest laule. Siis hiired laulsid ennast koos kassidega vabaks. Nii see asi algas. Kas kassid ja hiired igapäevaselt tihtilugu elavad koos või pigem eraldi? Eraldi. Kui käib keegi poes või midagi toomas. Toovad teistele ka? Toovad teistele ka. See on selline, ütleme, jagamisteenus. Jagaja valid. Aga läheme. Meil on niimoodi, kuidas me kokku saime. Ma tulin Urust välja ja siis oli keegi... See oli isegi see laul, see fraas, see vajas, Urukardelosse on. Ahah, vajas, Urukardelosse on. Vajas. See on Urust välja tulen ja joon. Urust välja tuleb loom. Ja me viina. Hiir tuli Urust välja, me jagasime viina siis. Prantsusmaal. Aga kuidas see oli? See oli meie sõprad ja alguse sellest, et tal oli pandud lõks. Selle raud oli seal, vaata see... Mihkel Raud. Meie inimese poolt pandud, aga meie tegime niimoodi. See inimene jõi ennast täis, kes sellise lõksu pani, aga kõik, isegi kassid teavad inimeste vanasna, kes keisele auku kaevab, ise kassi kukub.
ja me panime, see jäi palju noksiga magama Balti jaama peldikusse. Nii, ja mis siis edasi sai? Siis me panime hiire leksu talle sinna otsa. Tilli otsa. See lõi kinni muidugi. Siis küll oli... Noksikene tähtis juustus. Noksikene hakkas juustus. Näsida seal. Nii, ja mis siis karjus nagu oravratta peal või? Kõndigi ja oligi. Siis sai sellest nahariblest siukene paistes, kuidas see nimetatakse, see Sardell. Arbuus ja siis see oli niimoodi. Sardell, arbuus. Ja Jüri Rattal oli orav peal ja siis see orav karjus. Ei saanud alt välja. Orav karjus ratta peale, ratas oli all, ei saanud alt orava alt välja. Õudne lugu. Ei, see oli ilus lugu. Niimoodi oli, ma otsin kohe, võtsin see juustust niimoodi, aga käis laks ja siis ma otsin niimoodi, otsin seda rauda kinni. Nagu Walter Disney multikas. Jõud hakkas kaduma. Ja siis ma lasin väri, aga siis tuli tema. Siis tuli kass appi. Kass, kui on vaja, kui häda kõige suurem, siis kass Mirri kõige lähemal. Sealt hakkaski sõprus saime aru, et me inimeste vastu saame ühiselt. Et tegelikult kassid ja hiired hoiavad kokku ja seda juba palju-palju aastaid. Pöörame aga... Lõpetuseks tahaks inimestelegi öelda, et ärge arvake midagi. Üldse mitte midagi. Te olete mingid Rootsi kroonid. Rootslased. Rootslaste kroonid. Te olete räpased, liiderlikud, vastikud õgardid. Käpad pesemata. Kellel on, kes isegi oma käppasid puhtaks ei laku päevas 10-kordselt, nagu kassid ja hiired seda teevad. Nii. Ja te olete madala moraaliga kahepalgelised värdjad. Aha, no võt nüüd, seda ma lootsin nüüd küll mitte kuulda. Et te võite perse kerida kogu inimkonnaga ja see ongi meie sõnum kassidiirte poolt. Väga tore küll. Te oskate ainult mingeid lollusi kokku keerata. Sellest me veel räägime hiljem. Aga head kass ja hiir, head Mirri ja Miki Viu, räägime natukene ka, pöörame pilgud ajalukku ja kust tegelikult inimkonna teadvusesse kassi ja hiire vastasseis jõudis. Ma ka köhin. Heinaparavik on talvel tuleb. Heinaparadis. Kasside ja hiirte vastasseis inimkonna aiu jõudis ju tegelikult. Inimkon, suur tõll, jõudis tegelikult Ameerikast ja eelkõige just Walter Disney multikate kaudu Tommy ja Jerry, kes ei mäletaks, need multikad jõudsid juba tegelikult, esimesed mustvalged kartuunid nii-öelda jõudsid ju tegelikult juba üle 100 aasta tagasi. No täpselt, ega see on ju kõik naeruväärne, me kõik teame, Hollywoodi narratiivid on ju puhas muinas jutt. Peaasi, et raha teenida. Alates Walter Disneyst lihtsalt inimestel lihtsalt idioodistatakse nende lugude kaudu, mida toodab see Hollywoodi peavoolu juhe. Kass Mirri, Eesti Kasside Liidu asepresidendina, mis mulje jätab teile, kui te peaksite mõnel laste hommikul pühapäeval piima limpsides vaatama Tommy ja Jerry multikat, kus kassil on hari käes ja ta ootab hiire uru kõrval, et hiir sealt nina välja pistaks, et siis teda harjaga lömastada. No ütleme otse naerma ja sõnu ei ole. Teeb jõuetuks. Jaa, kuhu veel. Mida teeks kass, kellel on hari käes päriselt, kui see oleks dokumentaalfilm ja Walter Disney sellist, ütleme, omaloomingut ja fantaasiat poleks lastud nii lennukalt lennelda. Tähti, ma ütlen ausalt. Mida kass teeks harjaga? Päriselt, kass, kui tal on juba selline hari käes, selline võimalus, rahulikult ta laseks pool paugu lahti. Mis tähendab selle harja peal? Harja peale? Muidu. Onaneeriks siis harja sisse? No, mulikult. Miks see kass siis nii teeks? Ja mis on teine variant? Et hakkaks koristama näiteks pühkima põranda? Kass, never. No küsin hiire käest, sama küsimus Hiire või Mikki Eesti Hallihiirte ühingust, mis mulje jäi, kui Walter Disney multikat vaatasite Disney ja hiir oli sealt põranda liistu sisse, oli tehtud selline ovaalne auk, hiir sealt nina välja pistis, kass harjaga seal seismas oli.
tõesti oli niimoodi ja see oli minu välis-Eesti sõja ajal põgenes, tema mängis seal. Kes see välis-Eesti näitleja? Seesama minu sugulane. Tema mängis Amalia, Hiir Amalia mängis siis selles Walter Disney filmis. Ta pidi nime ära muutma, tegelikult oli Marek. Rott Marek. Ei, Hiir. Ta oli Rott, kes Ameerikasse sattudes lõigati hiireks. Nii et oli hiire kohta, sellepärast oligi nii suurt kasvu. Roti kvoot oli täis. Eras väga pika ja õnneliku karjääri. No mida Marek tundis, kui ta pidi mängima sellist stseeni, kus ta siis peab nina välja pistma ja kastide harjaga püüab? See on, ütleme, jälle nagu ju armas kolleeg ütles, on alandav. See on suunav küsimus. See on jah, siin ei ole võimalik, küsimus ei ole, et kas, vaid ta on tegelikult millal. Ja nüüd ongi aeg kapist välja tulla ja ma saan aru, meie igavene sõprus on paljastatud ja aga see on kõik on bluff ja vale. Bluff ja vale. No õnneks sellest, mis toimus 100 aastat tagasi Hollywoodis, me enam palju ei pea rääkima, me kõik teame, et see on fiktsioon, selliseid harjaga kasse ja hiiri ei olnud. Rõõm kuulda esmakordselt muide, ilmselt sellest tuleb ka pikem lugu järgmise nädala kroonikas, et Hiir Marek on ka Eestist läinud ja läks ta Hiiu kaluri laevaga, põgenes 1907. aastal Ameerikas. Ja see on see kuulus 1907. aasta põgenemine Vene impeeriumist Hiiumaalt koos kaluriti ja laevaga. Kihnu junn oli ka kaasas. Sittus täis veel. Et oleks mida nosida tee peal. Ja siis... Räägime edasi, ega siin ei ole nüüd karta enam midagi, kui olete juba ükskord paljastatud. Üle Atlandi minek on ikka pikkus, paar nädalat tuleb ära tulla. Seal on vaja mingit junni vaja näksida. Jah. Nii et hiire seisukohalt ei olnud alandav. Ei, ta oli suur minek, kui valdavalt põgeneti esimene ja siis on, aga raskelt tuli alustada ja kuskilt pidi alustama ja minu esiisad alustasid. Söökaevajad? Ei, nad saidki seal Hollywoodis, söökaevajad, nad kaebasid, kui kuskilt sütt kaevati. Politseile? Näete, jah. Näete, siin kaevatakse. Siit ongi sellepärast me siin oleme, mul on elulooraamat meil. Ja vaatame, näitame podcasti kuulajatele ka ja seda eluraamatut. Üks räägil. Ja vaadake. Ja vaadake, kellega ma olen koostööd. See Marilyn Monroe. Ei, see on Julia Roberts ja siis... Tema poeg. Tema poeg. Robert. Ja meil on ka... Tema vend Robert Roberts ja siis Kevin Costner on ja Jackie Chan ja minu esisa on paljudega koostööd teinud ja siin on ka see välis-Eesti kaameramees Kanadast pärit. Tema ju tegi ka seal multifilmis. Ja nüüd me lähemegi õhtusaatesse ka ja siis... Hommikusaatesse ka, hommikuonuga. Hommikuonuga ja õhtusaatega. Hommikul on onuga ja siis on õhtul on nendega. Piletiga. Aga nüüd on see eluraamat on võimalik osta kõikidest Apollo apteekidest. Ja. Selge, aga igatahes suur aitäh, et saite aega tulla, sest meie podcastis käib harva nii vahvaid külalisi kui teie. Te olete muide ka laupäeva hommikupooliku podcasti esimesed loomkülalised ja selle puhul oleme ka teinud meie podcasti vimplid väiksed. Kõigepealt annan siis hiire vimpli, näed. Oi, kui ilus. See on selline hästi väike. See on selline väike vimpel. Aga Kassimirrile on juba natukene suurem vimpel, sest tema on suurem, palun. Ma panen rinda. Pane see rinda. Siis on uhke tunne, eks ju. Nagu ka pudipõlle. Jah, pudipõlle eest ja hiirele ka pudipõlle eest. Aga suur aitäh teile ja... Pudipõll. Nagu ikka näha pudipõll. Me läksime nüüd jooma, kui te lubata. Ja, minge jooma. See intervjuu kipub meie jaoks natuke koormavaks osutuma. Ma tahangi, et ära läks. Kui juust juba on, kas õlut ka saab? Saab, võtke kapist üks õlu.
ja tehke minekut. Mina aga kutsun stuudiosse tagasi tädi Mirrori ja kutsun tagasi ka Led Zeppelini, sest nemad on nüüd oma suitsud ära teinud ja Kassi kuse asja on siin. Siin stuudios käisid Kass ja Iir, jah, nimelt kes käisid? Kass ja Iir. Kass ja Iir. Mirri ja mis see teise nimi oli? Mirri ja Viu ja Mikki Viu. Iire nimi oli Iire Viu, et Iire Viu on lind ju. Iire Viu on lind, jah. Linn. Iire Viu on linn Viljandimaal. Jah, Viljandi külje all. 4 tähega. Teispool Viljandi järve. Viljandi külje. Mis pidi see Viljandi üldse on? Et noh, et kus see külg on? Ta põhjast lõunasse või lõunast põhja või idast läände? Idast läände ei ole üldse. Kuidas asetseb Viljandi järv? Kuidas asetseb Viljandi järv? Kuidas asetseb Viljandi järv? Aga ma tean seda. Käe ulatab noor poodimees, nii lahkestene heiuli. Podcast. Kes haaralt seisab ema ees. Sest haaralt seisab ema ees. Sest haaralt seisab ema ees. Vilakelt. Aga võta need Viljandi. Tead, Viljandi järv kulgeb nagu niimoodi, mis on Kirre-Kagu edelast Kirdesse. Kui selle suuna peal. Ta on siis niisugune diagonaaljärv võib öelda. Diagonaaljärv. Ja Viljandi diagonaaljärv. Viljandi ka tänu sellele kulgeb diagonaalselt. Diagonaalselt, jah. Minule meeldivadki Eestis kõige rohkem Võrdõsjärv, sest ta on võrdõiguslikkuse poolt kõige rohkem. Siis Paide, Tehisjärv ja Viljandi diagonaaljärv. Haige Tehisjärv. Haige Tõnis, meie purjekas läheb merele. Kuule, hoia, Narva. Nii, aga me ei saa mitte vaiki olla, sellepärast, et me oleme lubanud juba eelmises episoodis, et me et me mängime ette ka ühe lindi. Nimelt need, kes ei tea veel, siis meil on olemas kaks nii-öelda salajaama positsiooni Eestimaa pinnal, kus me salvestame. Üks nendest on Ilona ja Jussineni kodu, kus on tihedaks külaliseks ka Katriin Olga juba aastaid, võib öelda. Kui keegi mäletab, kes nad on, nad on, Ilona on siis endine Viru Lits, nad on Soome mees. Ja, tema on eestlanna, tema on koduperenaine. Koduperenaine on eelkõige selle tõttu, et tema mees Jussinen on soomlane, kes on endine ärimees, praegune rekkafirma omanik ja rekkaid on seal firmas täpselt üks ja kui üldse keegi sõidab, siis on see Jussinen ise, aga tema saab kaineks väga arvase tõttu ka ei ole nendel suurt käivet. On naabrinaine, venelane Katriin Olga, kes on ikka veel tegev Viru Lits, sellepärast on ta tegev veel Viru Lits, et tal ei ole Soome meest. Vist Amigo Lits täpsemalt isegi. Seal Virus on ka erinevatel korrustel jagatud ära ju. Ta on sõbranna. Valuutapaari Lits, siis oled seal tavakorruste Lits ja siis oled Amigo Lits. Ukselits ka võib olla. Meie maal kõik tööd on hea. Fassaadilist toetab, ühe jala toetab nõtkelt vastu Viru hotelli fassaadi. Klaasust. Haluatteko nuussi? 50 marka. Ja. Ehk siis täpsemalt nüüd ja just täpselt nii ongi, et nende juures on meil ühed mikrofonid üleval ja me saame sealt iga nädal praktiliselt võtta värsket nii-öelda pealtkuulamismaterjali, mida siis kuller toob meile postiga siia stuudiosse ja mida me siis kassetiga, jah. Ja mida me siis ka vahel mängime ette. Kunagi oli nendel ka üks naaber veel, Naaburi Vello, ja. Kes oli siis kaassõltlane. Ja Naaburi Vello sai kaubanduskeskuses sai turvameeste käest peksa, ma lugesin hiljuti. Jaa, sest ta ei tahtnud maski ette. Aga see selleks. Aga siis teine station, kus meil on siis üks mees visati ka lennukist välja. Kas see on ka Naaburi Vello? Hakkas esinema. Tal lennukist, ta pani maski asemel naiste aluspüksid pähe. Näita. Normaalne. See naine või?
mees pani naiste püksikud maskiks ja visati lennukist välja. Lennu ajal. Suht kiiresti. Sai, mis tahtis. Ja, aga sellest teisest stationist me räägime ka ja sinna oleme samuti mikrofonid üles pannud. Nimelt on Tallinnas üks ja me ei ütle milline punkt, bussi lõpppeatus punkt. Ja seal on siis meie nii-öelda kaastöötajateks, kes ise seda tegelikult väga hästi ei teagi, kuidas nad seda kaastööd teevad, aga nad teevad, on siis Ülu, Eedik ja Endel, 3 bussijuhti, kelle igapäevast vestlust peale liinilt tulekut me oleme salvestanud ja ka sealt me saame iga nädal parimad palad nii-öelda kasseti näol ja me kuulamegi juba varsti tegelikult või kuulamegi kohe äkki ühte seda kassetti. Miks me ei peaks kohe kuulama? Kui mitu ringi teeb üks vahetus? Me arvestame ju, et bussiliiklus või trolliliiklus või trammiliiklus töötab ju laitmatult ja nagu perpetuum mobile, aga tegelikult on selle taga ju inimese töö. Ja öösel ei sõideta. Nii, et mis saate teha, head kuulajad, subscribe'ige kindlasti ja seejärel minge meie Facebooki leheküljele ja kirjutage, mitu ringi teeb keskmiselt üks bussijuht oma vahetuse jooksul mööda linna liinibussiga sõites. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On jah, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. Vaadake, kus mina jälle olen, hei. Kuule, kes sa oled seal üldse? Kes ma olen, eks ma ikka Ülu olen ega või see... Ei, ma tunnen su ära, muidugi ma tunnen su ära, mõtlesin, kas sa ise mäletad või kes sa oled lolliks joonud bussijuht, iga kord lähed sinna katusele. Ära kurat ütle, ma puhusin 0,0 täna hommiku ja siis kui ma siis... Ega selleks, et lolliks ja sa oledki ennast fataalselt lolliks ära joonud kunagi minevikus juba. Ei, ma olen õhja. Eedik! Ma olen Ott Tänaku, vaata ka natukene. Kuule, Eedik, tule vaata, lõpetasid ringi ära või? Ei, Eedik ka! Mitmes ots sul oli täna? Mul oli 6 reanga. Mul oli ka 6 sai läbi. Eedik ka! Ilu, palju sulle otsisid täna? Privet, et Eedik kahe vale bussi katusel ikka ja... Aitäh! Ma nüüd tule alla. Lase šampust ka niimoodi, nagu see Ate Tanaka teeb. Ma ütle, eks tšempion tule ka lihtrahva sekka siia maa peale, jah? Sa kohe ei viitsi. No mitu ringi siis mina sõitnud olen või? No mina 6. No mina tulin ju täna alles peale lõunast vahetust ju. Käisin hommikul ja arsti. Minul on ka 6 tehtud. Mul oli see, käisin arstil hommikul. No mis seal oli? Perse vahele tekkinud need emuroidid. Need istuvamet meil need tekivadki, sest vaata, me istume veenid kinni oma. Mul on hea arst. Emuroid on ju rahvakeeles päraka veini komu. Ahah, no võt. Minul on kuullagrid on seal rahval, istume vahel. See on sul munakotid, mis sa ütled. See natuke aitab küll, laseb õhu vahele. Kuidas vene keeles üteldaksegi? Huitebe. Aga vaata, minul see arst ütles hästi. Ta ütles, et see emoroid on küll perses üks kuradima jama lugu, aga see on selles mõttes hea, et kui oled bussijuht, taksojuht, minister või oled mõni tähtis ärimees, paljaks võtma nagu porno näitleja, siis sa oled sama tähtis, kui sa oled mingine president, ta ütles. Kes ka istub kogu aeg. Ministritel ka pidi emuroidil olema. Need muud kui istuvad oma ametikoha pealt. Aga tahate, ma näitan teile. Ma korra võtan püksi maha, ma näitan teile perseauku. Meie ei taha su perseauku vaadata. No näitan teile. No nii, vaata mul ei tule. No Eedik on vana hobi arst. Mul ei tule. Muna Velsker. Teate mis? Mul ei tulnud meeldegi, et mul on traksid peal, uued traksid, vaadake. Teate, kus ma sain need traksid? Nõukogude armeest.
nõukogude ajal küll, aga mitte armeest, vaid Bulgaariast. Bulgaaria traksid. Bulgaaria traksid, vaata, lasen. Näe, vaadake nüüd, lasen alla, vaadake hästi lähedalt, kas on seal? Miks ta niimoodi pulseerib? Mine perse! Vaat nüüd saite küll suud ja silmad täis. Ka nalja, eks ju. Sul ikka jagub neid juurde. Ei, kurat. Vaata, Heidik on nagu Heidik sai natukene näkku ja ei, kurat. Kuule, Heidik, ismine ajus raisk. Sa seda anekdooti tead või? Mis? Raudteelane pandi tead arstiks tead, et arstide puuduse tõttu ja. Nii, mis ta siis ütles? Ja siis tuli üks mees talle tead arsti juurde ja siis arst küsib, et no mis viga on ja. Mis see suur on siis? Mis mure ja. Mis see ütleb? Ja siis mees ütleb, et loeb mul see kõht lahti tead. Nii. Et siit lippab nagu number 10 niit tead. Number 10. Ja siis number 10 liin. Siis see raudteelane, kes nüüd oli arstiks pandud, ütleb, et võtke püksid maha, vaata, mis teil seal on. Nii siis ja siis patsient siis võtab püksid maha, eks ole. Ja siis arst ütleb, see raudteelane, kes oli arstiks pandud, ütleb nüüd kummardage. Nii. No mees kummardas ja siis arst vaatab, ahah, no proovime. Nii. Arst võtab punase laterna tead. Nii. Hakkab sellega mehe selle pertsaugu ees valgvitama. Valgust näitama. Punase valgusega. Valgust näitama, jah. No lehvitab ja lehvitab. Lehvitab. Patsient näeb siis, et kurat lehvitab punase sellega laterna. Mida te teete omast arust? Ja. Et kas see siis mõni arstimine on või? Ja siis see raudteele ütles, et no kurat, et selle kuradi laternaga ma sain raudteel kuradi mitmesajad tonnised kuradi rongid ka pidama, nüüd ei saa sinu sitta kinni. Tehti vanasti häid nalju. Kui oli Kibuspuu ja Kruukuv ja vaata, nüüd ei ole midagi enam. Mäletad seda, kus nad seal see oli, mis see oli see vesipruul ja need loopisivad seda koera. Koer oli surnud ühele poole. Mis nad laulsivad seal ka veel midagi siin, mis seal see on sinu koerakene, võta selle. Mis ta seal oli? Tati, kas on liig, mis liig? Sina vaatasid ka või? Koristage oma koeraraibe otsekohast siit. See oli mul ja ma sain keeleeksamil sellega läbi. Mina mõtlesin, sina vaatasid ainult seda Ostankinut omal ajal, aga paistab, et vaatasid Kruukovit ja... Ei, aga meie vaatasime ka Moskva pisarad, Jusu ja Üvaleid ja Brilliant Käsi ja pühapäeva hommikuti see... Võtab Morgunov, eks ole, Nikulin, tead, Mironov, eks ole, kurat ikka. Mul oli veel, tollal oli selline nali, tead, siis kui ma veel oli... Sanovi muusikat, tead, ma võin seda kuulata võileiva alla ja võileiva peale. Kuule ikka võileiva peale, mis selle alla ikka. Kuule võileiva peale. Mul oli selline nali, ma olin siis veel taksopargi all ju sõitsin seda marsruuttaksot, seda Maardu siis kui sa peksa said või? No siis tookord küll jah, aga see, mul oli hea baarimees, oli Rudolf. Rudolf ütles, vaatas ka seda Nikulini filmi, ütles Niku, ma ütles, mis Niku? Nikuliin. Tegelikult oli marsruuttaksuliini mõtles, ütles Nikuliin, see näitleja. Aja sassi. Ei, ta tegi nime ja samal ajal liin ka. Aga ta ju põgenes ära. Ta läks Rootsi. Ja tead, kuidas läks? See oli nõnna, et tuli ükskord üks Rootsi, Rootsi vanamutt tuli siia, elas Viru hotellis, aga meil ju peatus seal kohe kõrvas. Rootsi vanamutil hakkas igav. Ja tuli Rootsi vanamutt ja Rudolf ootas tead marsruudiga seal ja juba pime tuleb sinna, tead, ütleb, et lükka tilja niimoodi. See ütles, no selge, et miks ma ei lükka. Pani selle vanamuti, oli kasukas selgas tal, tõmbas selle säuh üle perse, tead, polnud alus püksegi all ega midagi, lükkas seda tilli
kurat. ja siis mutt ütles, et nüüd peab muga abielluma kah. Ja saivad lapse, laps oli mustanahaline. Aga saigi Rootsi ja pidi olema väga õnnelik seal. Väga õnnelik. Aga ma pole ta ammu näinud, ei tea, kuidas ta üldsegi läheb. Ainult kataloogist, mis ta kõik osta saab seal. Tornkraana lastele ja panda ja inimese suurune panda mänguasi ja siis silettmakki neid kolmesid ja siis mikser ja lapsele ostab jõuludeks IKEA. seal sa tsertisid ja poonisid kunagi sai. Selle eest sa said võib-olla telekapulti said osta. Ei ole enam ammu näinud. Pole enam ammu. Ilusad ajad olid. Olid küll. Kõik on läinud nüüd ei saa midagi enam osta. Perses. Elekter ka. Laupäeva hommikupooli. Nii, läheme edasi. Ka siin ei olegi muud, kui peame inimestele meelde tuletama, et te kuulate praegu laupäeva hommikupooliku podcasti teist episoodi. See on see ajalooline teine episood. Ja kui mõni inimene, kes on juba varsti tund aega kuulanud, mõtleb, et what the fuck, kurat, et kellele seda vaja on. Kuulan üldse ei meeldi, aga kuula. Tuletage meelde, mida me rääkisime esimeses episoodis ja mida me oleme rääkinud 8 aastat. See saade on neile, kes armastavad napsi võtta. Ja see ei ole mingi pohma selles mõttes nagu podcast, see on konkreetne joomise podcast, see on nagu aste üles, see on upgrade'itud pohma podcast. Täpselt, sest meie tegeleme siin sellega, mida hakata peale jääknähtudega. Kas alla vanduda ja kannatada või hakata jääknähte likvideerima. Ja kuidas jääknähte on kõige parem muidugi likvideerida, teha uued nähud peale. Restardi. Pluss ja pluss annab kokku plussi. Miinus ja miinus annavad ka kokku plussi. Me paneme konkreetselt ikkagi jõhkrale peole, paneme teise litri otsa ja sel hetkel, kui need otsad kokku puutuvad, ehk nimetame neid siis tinglikult miinusteks, saab sellest üks suur, ilus, punane, rasvane pluss. Nii et kui sellest matemaatilisest kust tuleb punane rist? Sealt ta tulebki. Kui sellest matemaatilisest tõestusest ka veel ei aita, siis aru saada, milleks meie saade ja kellele siis pöördugu arsti poole. Siis küsige naabrimehe käest, las tema teeb teile selgeks. Ja kui naabrimees ka ei tea, siis on võimalik öelda naabrimehele, et kolige kuskile mujale ära. Kus elavad inimesed, kes saavad asjadest aru. Ja kui enne oli ainult võimalik laupäeval seda kuulata, siis nüüd on seda võimalik... Kuulake millal tahes. Ma arvan, et praegu inimesed, kes kuulavad meie armsad podcastid, kes teavad seda ise väga hästi, et ei ole täna laupäev, aga mõned teavad, et on. Kusjuures ma arvan, et vaadake, nii nagu see kellakeeramine on ajast ja arust, nii on ka see, et juuakse nädala vahetuseti, ka see narratiiv on ajast ja arust, sest et see on sellest ajast, kui inimesed töötasid tehastes, liini peal. Tänapäeval inimesed ei tööta tehastes liini peal. Ei tööta? Ei tööta. Kes seal on siis robotid? Inimesed igatahes loomulikult robotid. Ja tänapäeval ongi see, et kui mina ise otsustan, millal nii-öelda see nädalavahetus algab. See võib vabalt juhtuda ka kolmapäeval, kui ma teen õlle. Sorry, et ma korraks teisel teemal, aga vaadake, kui värd ja kujuga on Tammsaare ristmik. Ilus. See on see sama ristmik, kus meie asume. Jaa. Aga miks ta värd ja kujuga? Ma ei tea, lihtsalt nii keeruline. Kuulaja, ole hea, võtta lahti, mine Google Mapsi ja löö sinna sisse Pärnu maantee raadiomaja, aga Pärnu raadiomaja Isku Baltics OÜ mööblipood Pärnu maanteel. Nüüd Isku Baltics võib meile selle eest, et me talle reklaami tegime, tuua meil ühe tabureti. Koini visata. Ja või ühe konjaabli, 1,5 liitrise. Hea meelega võtame vastu. Aga tagasi tulles veel selle juurde, et tegemist on... See on nagu selline väljaveninud ahvi perse kujuga see ristmik. Et sul on võimalik teha kolmapäevast ka omale pidupäev ja see tähendab seda, et meie slogan võiks olla hoopis, et tänasida toimetusi
viska julgelt homsel arm, muidugi. Ja võta napsu siis, kui süda lustib, mitte siis, kui on nädalavahetus. Teate, head sõbrad, kui juba reklaami peale jutt läks, siis me võiksime teha ka veel ühe näidisreklaami, sest me pole täna ühtegi teinud ja kui siin oli juttu ühest mööblikauplusest ja kahjuks meile ükski mööblikauplus ei ole meile taburette ega raha saatnud, siis me teeme näidis mööblifirma, mööblisalongi reklaami, aga me teeme incognito sellised, ühesõnaga sellise anonüümse mööblipoe reklaami ja nagu ikka meie laupäeva hommikupooliku podcastis, siis need reklaamid on kolmehäälsed, need on sellised kallimad, ütleme juba edasi jõudnud ettevõtete reklaamid, mida teevad siis 3 professionaalset saatejuhti ka muidugi, seal ei saagi odavusest juttu olla, aga reklaam algab siis nüüd nii. Reklaamiklubi. Aju hakkab valutama diivanil istudes seda tänapäeva teleprogrammi nähes. Oi, aga kas sinu diivan on siis nii halva kvaliteediga, et seal peal istudes hakkab sul pea valutama ja ei meeldi ka televiisorist tulevad filmid? Ei teagi, kas asi on diivanis või muus mööblis. Ma ei tea. Muud mööblit saab meie kauplusest, sellepärast, et siin on ka kappe, millest välja tulla. Nüüd saadaval 1-2 hinnaga 8 eurot ajutaburet. Aga kuhu siis täpsemalt tulla, kui on soov osta endale kööbi, kappi, taburet ja diivan? Pane see taburet endale pähe ja vaata rahulikult saateid ajukahjustust kartmata. Leia meid www.kapp.ee või tule ise koha peale. Milleks istud oma perset kõvaks, kui võib olla pehme mööbel? Pehme mööbel, pehmeks mööbel. Reklaamiklubi. Nii, et sellised... Ütleme nii, et minu indeks, ma paks 3 sellele reklaamile. 3 palju siis teeb? Tuli hästi muidu, aga keskme. Me ei ületanud. See on siis ühesõnaga, see on näidis nüüd, et kõik, kelle sõbrad või kes ise töötavad mõnes mööblifirmas või kes on suisa selle omanikud, siis et võtke teadmiseks, et umbes see isegi veel paremaid, aga umbes selliseid mööblifirma reklaame on võimalik meie podcasti sisse nii-öelda hea tasu eest ikka saada ja siis tasub kindlasti võtta Sky Media nii-öelda reklaami osakonnaga. Aga seda õhtujuhi reklaami te ei ületanud ikka. Ja seda laseme selle õhtujuhi reklaami ka siia otsa korraks, jah? Näe, meil on tulnud tellimus. Nii. Tehvandi suusahüppetorn otsib endale reklaami. Ahah, teeme selle reklaami, seda täna ei tee veel. Täna ei tee, aga me võtame tellimuse vastu. Tellimuse on vastu võtnud, arve väljastatakse kohe, kui näeme, et on laekunud, teeme ära. Aga laseme selle teise reklaami ka eetrisse siis. Oi sõber, ära nuta, vaata kui ilus kepp sul on. On ja, ise voolisin. Mina tahaks ka keppi. Palun, siin on sulle nuga, vooli. Laupäeva hommikupoolikut toetab Kiirgasiino. Otse asja juurde. Kiirgasiino. No nii, selline ta oli. Selline on meie tänane reklaamiblokk, selleks korraks tehtud. See on meie nagu see latt, millest me allapoole ei jopt või latt. Jopt või latt. Kas Ravor on ka olemas veel? Ja autokaubad Ravorist. See on nii haige küsimus. Tead muidugi see Ravor, vanasti oli ajus alati see õudne Ravor ja nüüd on sama see kaargas. Oota, aga tule Iirisesse sööma. Tule Iirisesse. Kaargas paigaldab. See oli küll reklaam. Kui see naine, kes seal Iirise kohviku, kui ta endiselt veel nagu on niuke
nooruslik ja ütleme. Tulgu siia. Tulgu siia. Seal Iirise kohvikus Vabaduse puiesteel. Mingi Ameerika saatkond tehtud. Diner. Burgeri kohvik. Sinna sisse astud üliad burgerid ja kui tunne nagu olekski Ameerika. Pärnus on ka täpselt sama seal suure. Seal valatakse, vaata seda sa ostad tassi kohvi, siis võiks valada omale kas või 10 kohvi seal, kui jaksad ära anti. Ma ei usu, et see võimalik on. Nagu Ameerika. Ma käisin eelmine. Onaneerika Ühendriigid, aga meil jäi pooleli lugu ju sellest, mis vastupidi on, mitte Ühendriigid. Lagundriigid. Lagundlinnad. Onaneerika lagundlinnade selts. Okei, aga meil jäi pooleli jutt tegelikult sealt, et... Mis on... pohhui on ju, mis mina ütlesin, täiesti pohhui on ju. Oodini venna nimi. Oodini venna nimi. Onaneerini. On. Ei, on. Oot, ütle uuesti. Oot. Ütle uuesti palun. Oodini venna nimi 2 tähega. O-ga algab. Adva. Adin ja dva. Ma panin ka ristsõnadesse panin N. Aga tegelikult on os. Os? Nagu võluross. Ja miks see nii? Ja siis tuli veel teiselt poolt tuli see Oodini venna pruudi nimi on Doroti. Os, Tetmaros. Ja ka seda ei teadnud, aga igal juhul on olemas selline, ma panin kogemata enne, mitte ende. Siis tuli vasakult tuli pärast. Ei, vasakult tuli siis spordiala. Nii. Minu versioonist tuli onamine, tegelikult oli odav ise. Aja peale onamine, aga mina kunagi... See on sul kretinism juba, sa oled meie podcastis sees, et sa isegi ristsõnu lahendad nii. Üks teleajakirjanik kunagi küsis, et mul on niuke anekdoot, et kui on onaneerimisvõistlused, eks ju, aja peale, et kumb võidab, kas prillidega või ilma prillideta osavõtja. Noh, mis te teate arvata? Kumb võidab? Jah, kas prillidega onaneerija või ilma prillideta? Ei tea. Nii, mis Leet Sepoliin? Prillidega. Võidab või? Ei ole, kaotab, vale vastus. Seal oli küsimus lihtsalt selles, et see prillidega mees peab vahepeal prille kohendama. Et selle võrra nagu kaotab. Suhteliselt normaalsed naljad. Ma leidsin riiulist minu esimene luulekogu, mis ma isiklikult sain. See on Mati Moguchi. Õvn ja lõve. Ahah, õvn ja lõve. Siin on üks lühike luuletus ka. Nii. Loen seda ette. Nii. Oi see lumi luude rohus, tikitud täis maasikaid, kus me päkapikke näeme nohus, uljaid ja kulaasikaid. Aisakelli löövad libled, näärivana tassib seljas palki nagu porgandit. Lapse taga lõõmu näljas, kõditavad tema sugu organit. Mati Moguchi. Mati Miljus. See on väga lahe luulekogu. Siin on Leonhard Laapini need graafikad veel sees. Tema oli ju see mees, kellel oli mingi kõikide Eesti kunstnike teoseid kodus. Jaa. Ja. Aga kas te teate, kuidas käivad, kuidas toimuvad heterode jaanituled? Ei tea. Miks ei tea? Seda ma arvasin. Ai sind kuradi nalja, kaval pead ja nalja omast. Aga meil on ju tegelikult ka üks mure antud lahendada. Meil on nimelt saadetud ka kirju, ka asjalikke kirju ja oleme ju olnud läbi kõige nende pikkade aastate, mis on laupäeva hommikupoolik eetris olnud ja üldse olnud. Oleme me ju püüdnud murekirju ikka lahendada ja sel korral on meil, see täitsa paberkujul tulnud või? Jaa. Äkki siis tädi Mirror on nii hea loeb selle ette? Leida Kalmar. Leida Kalmar. Jaa, kirjutab. müüa tindipott ja Leida Kalmar. Kilingist.
Kus see Kilingi asub? Kilingi on Nõmme kõrval. Nõmme juures. Üle on Nõmme. Nõmme. Nõmme lähedal. Kilingi Nõmme on Kohtla-Järve. Kalmaar Kilingist kirjutab, et tere. Tere. Mina olen mures oma laste pärast. Nemad ikka harjunud pidutsema. Aga nüüdne valitsus pidurdab seda pidutsemist oma piirangutega, et kus siis noored peavad nii-öelda saama pidu jätkata, kui kell 11 uksed sulgetakse. Kas nad siis ära ei külmu, kui nad õues järsku hakkavad pidu jätkama, sest noored on ju noored, see on teada. Neile võid sa öelda, et kodu nüüd, aga ega nemad ei lähe. Ei pane salligi kaela. Ja et mis nuss on? Piiranguid võib ju teha, aga praktikas võib see hoopis hullemaks asja keerata. Kallid onu Veiko, tädi Mirror ja Leet Sepoliin on teile midagi nõu anda, mis ma saaksin oma lastele ja lastelastele, kes on biolämpelised ikkagi inimesed, nii anda nendele juhtnöörisid, kuidas pärast pidu talitada, et ei tekiks põiepõlendikku ja muid tervist ohustavaid maavarasid, mis võivad ka krooniliseks muutuda. Et isegi suguvõimelisele inimesele võib see juhtuda fataalselt, et ei saa enam lapsi ja lapselapsi ja mina ei saa siis lapselapsi. Väga õige. Ilus luuletus. Ma ühe asja pean parandama, vabandage mind. Kõigepealt me ütlesime Kilingi-Nõmme, küsisime, kus on Kilingi. Kilingi-Nõmme on Pärnumaal, Pärnu lähedal. Nii. Aga on Eestimaal olemas ka Kohtla-Nõmme, mis on Kohtla-Järve lähedal. Aga kus on Võhma-Nõmme? Võhma-Nõmme on Võhma lähedal. Kus on Kilingi? Kilingi on Nõmme lähedal, Pärnumaal. Aga selge. Väga ilus kiri oli. Südamlik kiri. Täiesti südamlik. Et kui munasarjad ära külmuvad, siis ei saa lapselapsi. No, lapsi veel, aga lapselapsi enam mitte. Reaalne mure, lapsed tal on olemas juba, ma saan aru. Lapsed on trõige naksi. Ei, me oskame aidata. Tegelikult ongi praegu sellised ajad, et me ei tea kunagi nädalat ka mitte ette, kas nädalavahetusel peole lubatakse või pannakse kell 23 kõik urkad ja urruaugud kinni või kuidas lood on. Sellepärast on inimesed pidama olema ühesõnaga leidlikkus ja veel kord leidlikkus on see, mida läheb vaja, et leida lahendusi, kuhu minna edasi jooma, kui kell saab 23 ja piduasutused kinni pannakse. Neid soojakuid ka ei ole enam. Ilmselt jääb... Külmakuid on. Külmikuid veel on. Mis soojakud sa mõtled? No vanasti olid sellised korterelamute vahel olid sellised soojakud, sooja jagamispunktid. Korterelamute vahel sooja... sa mõtled need sõlmed, sooja sõlmed. Ei, need ei ole enam või? Katlamajad. Tegelikult nad on paremini ära peidetud lihtsalt, peab lihtsalt teadma ja muidugi seal pomps elab ka. Et kui te lihtsalt peate ütlema oma lapselastele, et tuleks pompsidega nagu kokku leppima ennem. Sõbraks saama. Et öörahu ei rikuks, järelikult ma arvan, mõni noti viima nendele külakostist või midagi. Kui vana peab laps olema, et ta võiks hakata oma kodukandi joodikutega nagu juba sina sõprus. Bob Dylan juba laulis sellest. No. See on how many miles must a man walk down before you can call him a man. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Et kui vana peab laps olema selleks, et pompsidega pidu panna, vastus teab vaid tuul. Heli Lääts teab. Heli Lääts laulis seda eesti keeles, jah. Ema, kingi hobune. Nii, ärme rohkem midagi sellest laulust laula. Nii, aga vastus küsimusele, jaa. Mina tean ühte kohta, millest ma juba rääkisin, kas see või eelmine kord, ma rääkisin sellest... Rongijaamad pannakse kinni. Vaata see, Tallinnas on see Viru hotelli ristmiku alune. Viru hotelli ristmiku alune, see on ju puhas tühi plats, eks ju. Jaa, aga kas see pannakse kinni ööseks või? Kurat, nad pannud sellised kohad kinni või?
seal oleks eriti hea mingit reivi tõmmata. Balti jaama tunnel, ma ükskord kunagi mäletan, lugesin, see pandi küll kinni ja ma ei tea, kas ta nagu füüsiliselt kinni pannakse või pannakse mingisugune miilit sinna seisma, kes siis nagu jälgib, et seal ei oleks. Mingisuguseid põrandaluseid asutusi kindlasti on. Inimesed on leidlikud, need on tekkinud ja eks need käidakse ka massaažiklubid, need, mis on ööpäev läbi lahti. Ööpäev läbi massaažiklubisse. Jaa. Seal on muidugi palju raha vaja. Raha peab olema. Ei, no põhimõtteliselt, kui soojemaks läheb, see mure murdub iseeneslikult. See, kui mätas läheb kuivaks, eks ole. Mätas läheb kuivaks. Just talvepeo. Ütleme, kui läheb soojaks ja mätas on veel märg, siis saab kilekoti alla panna, saab juba hakata jooma. Ma arvan, selle aasta aprillis peaks saama juba õues rahulikult napsu võtta ja grillida. Aga küsimus ongi nüüd, kuidas... Võimalus on muidugi noorte seas on päris poppa praegu. Tehakse neid vänne, ehitatakse elamutaks ümber. Et ehitage omale siuke vänn. Oota, aga kuidas sellega on huvitav, kui sa võtad selle... Kaubikust teete siukse, kus on voodid sees ja peobussiks teete tuled, viled. Peobussid, aga mis selle peobussiga on? Kui sa need tuled ja viled sealt väljast ära jätad, eks ju? Tõmbad lihtsalt õuest on nagu tavaline. Õuest just tänapäeval olekski parem, kui ta on väljast tavaline, eks ju. Nii, tõmbad need tumedad mingisugused huinjad sinna ette, on ju, ja mängid lihtsalt Kuressaare, Kohtla-Järve mingid bussijuhti, on ju. Marsruuti. No keegi sõidab mingi vuntsidega ka vend ja katus ka ja seal saab ju normaalselt pidunni panna või saab siis. Muidugi saab. No mõtle ise, sul on peobuss käes, seal on, paned vebastud tööle. Kuidas öeldakse, parem peobuss käes, kui varblane on katusel? Jaa, kui tuvi matusel. Jah, aga... Kui ma arvan, et me oleme enam-vähem midagi... Hakake ehitama kõikvõimalikke mootorsõidukeid, siis eelkõige nagu niisugused alates sõiduautost kuni siis välja igasuguste veok väga hea. Väga hea. Nii. Ratastel iglusaun. No, see vist on olemas või? Ei, iglu ma ei tea, kas on, aga mingi saun ratastel on kindlasti olemas. Aga seal vist, ühesõnaga. Iglusaunas ei tohi vist onareerida või tohib? Iglusaunas onareerida, mädaneb ära, jah. Aga uus seadus tuli, uus iglusaunas onareerimise seadus. Ühe poolt ja kõigi vastu häältega. Onareeglid, uued onareeglid on tulnud. Onareeglid. Aga ei, ühesõnaga olge leidlikud, ma arvan, et leiab neid kohti, kus edasi ja üks variant on endale koju palju sõpru kutsuda. Kellel on suuremad kodud, seal sinna mahub, ma tean, kodusid, kuhu mahub 200 inimestele. Kindlasti, kes tunnevad ennast üksikuna, tuleb omada palju sõpru. Ja, omage palju sõpru. Aga ma ei tea, hakkame tänaseks otsi kokku tõmbama. Teine kord oli tore. Ja ikkagi iga uue episoodi lõppu peaks midagi laulma. Kevad ei ole kaugel. Et me võime siit midagi ikka lõpuks leiutada ühe ilusa laulu. Kui palju tööd peab tegema Mesimumm. Enne kui võid öelda ta kohta mesimumm. Kui palju tööd peab tegema mesimumm. Enne kui ta ütleb sul see summ. Vastus vaid teame, suunen võida tead. Vastus vaid tead, ma keegi küll.